No tšau, räägime nüüd natukene feminismi ideoloogiast. Mul on see viimasel ajal nii palju mõttes käinud ja ma olen nagu veeretanud teda edasi-tagasi ja püüdnud aru saada, kuidas erinevaid mooduseid, kuidas ta on mõjutanud nii-öelda meie ühiskonda. Ja millisel moel nii-öelda. Vaata see feminism, mina näen, ma olen käinud, ma ütlen, ma käisin ühel feministide kokkusaamisel Tallinnas, isegi siis, kui see presidendi proua oli meil president, siis tema isegi käis seal. Ja siis ma lihtsalt läksin vaatama, et mis seal toimub ja millised inimesed ja millise suhtumisega, et rikastada oma maailmavaadet. Ja. Siis ma pole meeste osas vaenulikumat kaadrit enne kohanud kui feministid. Tähendab, nad vihkavad naiselikkust, nagu naisenergiat, nagu neid, tähendab, feministid seal vähemalt nii-öelda kõik olid vaenulikult meeste osas häälestatud. Seda tütarlapse või naisenergiat seal ruumis ei olnud. Feminist võiks öelda, et võiks arvata, et see on midagi naistega seotud. Jah. Aga nad hävitavad naisenergiat. Nad hävitavad seda, mis see ideoloogia hävitab seda, mis on naiste kõige suurem jõud, nende naiselikkus. Aga seal see, ma ütlen, ma astusin sinna sisse ja mõtlesin, püha jumal, nii vaenulikud pilgud on kõik minu suunas, et mis toimub. See oli juba mõned aastad tagasi. Vaata, kust mees saab inspiratsiooni? Kust mees saab oma inspiratsiooni? Kust tekib mehel see tunne, et ta tahab kaitsta ja kust ma tahan hoolitseda, ma tahan kaitsta, ma tahan turvatunnet pakkuda, ma tahan nii-öelda vaadata, et kõik oleks olemas naisel. Kust see tekib, kust see inspiratsioon tuleb? Kas see tekib siis, kui naised püüavad olla mehed ja nendega võistelda ja maha teha ja konkureerida ja püüavad käituda nagu mehed, püüavad olla nagu mehed. Kas see mees isend saab inspiratsiooni sellest või ütleb, kuule ta hulluks läksite peast. No ma räägin sellest ideoloogiast, mis mõju sellel on. Ja? Selle mõju tundub, et see ideoloogia nagu püüab alistada mehi, muuta mehi võimalikult passiivseks, kui vähegi saab. Meestest see ideoloogia mõju on selline, et meestest kaoks igasugune maskuliinsus. Sest maskuliinsus, mina näen, et tuleb suuresti esile tänu naisenergiale, nagu sellele puhtale naisenergiale. Tuleb see isane välja meestes. Aga feminism hävitab seda. Ja ma ütlen, ma ei näinud seal sündmusel mitte ühtegi siiralt armastusenergias õnnelikku naist. Kõik olid kibestunud. Nagu reaalselt kõik olid kibestunud. Meeste vastu viha täis kibestunud inimesed olid seal. Vaata see feminismi ideoloogia, ta ei taha nii-öelda võrdne olla meestega, ta ei taha võrdsust, ta tahab üle olla meestest. Ta ei seisa naiste, tähendab, ta on ühiskonnale laastav. Sellise kujul, nagu ta praegu nii-öelda on, ta on ühiskonnale laastav.
nagu mehed tähendab, saavad nii palju segaseid signaale tänu sellele, et nagu mida sa ootad meist, nagu mis meist oodatakse, nagu mehed nagu mille nimel nagu, kui siin peaks mingi sõda tekkima, mille nimel, nagu sa lähed ju nagu seda puhtust, naisenergiat kaitsma. see on see põhiline asi, mille pärast mehed nii-öelda nahast välja poevad ja vastutada tahavad ja ohverdada ennast tahavad, on see energia. aga feminism hävitab seda energiat, see ideoloogia hävitab seda, mille nimel mehed tahaks vaeva näha, oleks nõus ennast ohverdama, oleks nõus, tahaks vastutust võtta, tahaks nii-öelda olla mehelikud mehed, aga kui see feminism võtab ära selle soovi, tähendab, summutab selle. kui naised kollektiivselt hakkavad mehi alla laskma, hakkavad võistlema meestega, mehel kõike, mis nagu meestes, mis neile kasuks võiks tulla, nii-öelda, mis ühiskonnale terviklikult kasuks võiks tulla, mis nagu neile endale kasuks võiks tulla. et mehed tahaks istet pakkuda, jah. et mehed tahaks olla nii-öelda härrasmehelikud. see feminism hävitab härrasmehelikkuse. selle sõdalase energia või härrasmeheliku energia, selle laastab. jah. siin ei ole mingit võrdsusega midagi pistmist, kui need feministid nii väga võrdsust ja naiste eest seista tahaksid, siis nad vaataks seda naiste sporti, kuidas seal mehed osalevad juba spordialasid. seal konkureeritakse, ma näen kollektiivses plaanis seda ja ma näen isiklikus plaanis seda naistega kokku puutudes. tunned ära energiast kohe. tahab üle olla, tahab sind paika panna, tahab konkureerida sinuga. nagu kohe, need jõulised naised, kohe ma kaugelt näen ära juba. okei, sealt tuleb järg üle. noh, see ajuloputus on tehtud nii suur lihtsalt. sa tunned ära selle vaimu, selle feminismi ideoloogia vaimu, mis inimeses on. tunned ära kaugelt juba. see on nagu mehi, see ideoloogia püüab mehi demaskuleerida. mehi demaskuleerida ja naistest imeda välja naisenergia, mis mehi tugevaks teeks, mis mehi vastutama paneks, mis mehi tahaks. jah. paneks mehi kaitsma. aga kui ühiskonnas see naisenergia ära kaob, siis kõik kaotavad. see energia, mis konkureerimine on meesenergia, nagu see konkureerimine on meesenergia. enamus naised, mina näen praegu, konkureerivad meestega, nagu tahavad meestest paremad olla igas aspektis. ei taha olla naiselikud, ei taha meestel lasta, üldse ei tahagi. igal võimalusel püütakse näidata oma üleolekut. see ei saa ju, kuidas ükski pere ei saa, mismoodi see peremudel siis toimida saab, pered lagunevad, siis hakkab lagunema ühiskond. millised pojad tulevad nagu, kui sellised naised kasvatavad poegi. mis siis on kõik, siis kuidas mis sellest järgmine põlvkond siis tuleb. kui see feminismi, sa pead lömitama naiste ees selline ideoloogia, nii-öelda sellised
selline ideoloogia kasvatab poegi, siis mis nendest järgmine põlvkond siis tuleb? Ma ei räägi siin üheski nagu see on ideoloogia, ma räägin sellest ideoloogia mõjust meie ühiskonnale. Ma arvan, et see ideoloogia on relvastatud, nagu see on relvastatud naistele tehtud, naistesse sisendatud teatud agressiivsus, viha ja suhtumine ja see on relvastatud, et mingite jõudude poolt, et siis saavutada mingisuguseid eesmärke, nõrgestada mehi. Et jah, ma ei tea, see on mingi vandenõu, äkki on mingi vandenõu, ma ei tea. Või äkki on see lihtsalt juhuslik asjade kokkulangimine selline. jah. Vot nii, sa võid jagada oma mõtteid ja mõne võis vihaseks saada, võib-olla mõni sai aru.